Tere, armsad kuulajad ja vaatajad! Lindistame jälle uut podcasti osa ja meil on täna jälle külaline. Ja loomulikult 50 pluss vanuses, sellepärast et noortematel siia podcasti asja peaaegu et ei ole. Ja meie uue külalise kohta paar sõna ütleb Kirsti. No tervist, mina tervitan ka enda poolt Elu 50 pluss ja tõepoolest täna on järjekordselt rõõm saada siia üks tore külaline. Ja mina lühikese sissejuhatusena tahaksin öelda, et mina tunnen seda külalist juba täitsa kaua, tunduvalt kauem kui sina. Sina oled vist korra ainult näinud, aga meie külaline on Heidi Raudsepp ja meie oleme tegelikult tuttavaks saanud sinuga juba Belgias, aga üle 20 aasta. Appi! No kuule, jah, 20 aastat. Mina sain tuttavaks Heidiga sinu sünnipäev / pulmas, sest me tulime sünnipäevale sulle Pärnusse, aga see tuli välja, et sul hoopis su pulm. Sihukese viguri tegid meile. Sellise viguri ma tegin, jah. Seal ma Heidiga istusin ühes lauas, rääkisime juttu ja õhtu läbi ja väga tore. No nii täpselt oligi, et väikseid üllatusi tuleb ju ikka eriti sõpradele korraldada. Aga Heidi juurde veel tagasi ühe sõnaga. Tere tulemast ja meie saatesse, Heidi. Ja ma arvan, et see, miks me su siia kutsusime, oli tegelikult see, et sul on ka hästi huvitav elu olnud ja oled elanud seal Belgias, kus me olime igal pool mujal. Sa võid veel sellest meile natukene rääkida kohe varsti, aga üks kindlasti see asi, mis mind väga on kõnetanud, et nii nagu sa oled öelnud, et sinu nii-öelda elu 2.0 hakkas siis, kui sa 50 said, et see on olnud siuke hakkame sealt pihta. Hakka sealt pihta, ise võin tegelikult alustada kohe. Räägi natukene, et kes sa siis oled, Heidi? Jah, ma olen Heidi ja mul ongi 2 elu olnud. Esimene elu oli selles mõttes, et lapsed ja minu kõrgkoolis õpitud töö, mis oli majandusega seoses ja siis kolimine teise riiki, kus ma sain aru, et ma tahaks teha kätega midagi, mind hakkas huvitama meditsiin, aga samas esteetika ja siis selle coachiga tuli välja, et ma tahan saada suuhügienistiks. Ja siis otsustasime, 50 sai täis, uuesti ülikooli, aga siis saksa keeles. Ja see oli alguses nagu õudusunenägu ei olnud, seepärast, et mul langesid mitu asja kokku, et oli lahutus ja see oli nii tore tagantjärgi mõelda, et see ülikool sattus samal ajale, et oli kiire, pingeline ja huvitav aeg, aga loengud olid küll vahvad, et alguses ma saksa keelt rääkisin, seepärast, et ma juba nii-öelda pooleti töötasin hügienistina, hambaarsti assistendina, olin teemas sees sõbrannadega saksa keeles, aga kui ikkagi tuleb sul professor ette, vaatab sul otsa ja sa ei saa tast mitte midagi aru ja lähed õhtul koju, pagad Google Translate, helistad pojale, kes õpib meditsiini ja siis saad alles aru, mis sa õppisid. Aga 3. aastaks oli kõik selge. Keelsuus, õpitud, amet. Ja amet on selles mõttes, mille üle ma olen eriti õnnelik, et selle ametiga võib töötada praktiliselt igas riigis. Et see oli tore. Ja. Ma jäin mõtlema see saksa keel, mis on nagu saksa keele tase oli? Tänu flaami keelele, vaata flaami hollandi keel grammatiliselt on üks keel, lihtsalt häälduse erinevused ja kui ma flaami keele baasil Viini kolisime, siis ma sain enamusest aru, aga ma ei julgenud vastata ja siis keeltekooli ja sealt tuli ja need on väga sarnased keeled. Ja hakkadki rääkima ja austerlased on selles mõttes, nad on tagantjärgi nüüd mõeldes, mida me ei uskunud, nad on tibaarrogantsed inimesed ja kui sa isegi proovi nendega saksa keeles rääkida, siis nad ei ole väga, aga nii kui proovid 1 või 2 sõna, siis nad kohe sulavad ja tuleb ka nende inglise keel välja. Mis su keskmine vanus ülikoolis ka oli seal, kui sa istusid, et ümberringi vaatasid, kui esimest päeva läksid? Seal me olime enam-vähem ühe vanused 50, seal oli alla 50, üks oli vist üle, aga väga naljakas oli see, kui ma enne seda õppisin Viinis assistendiks, sest ma pidin ju nullist alustama, majandusharidusega hambaarsti väga ei assisteeri.
ja vot seal oli naljakas, seal olid 14-15-aastased põhikooliõpilased ja pöörduvad minu poole, et kas te olete meie õppejõud või kas te olete ja siis nad ei saanud tükk aega aru, et ma olen samasugune õpilane nagu nemad. See oli nagu hästi naljakas. Nii äge. Ja. Aga see ülikooli aeg langes täpselt sellele lahutuse hääle, ma arvan, et see aitas sellest ka lihtsamini üle saada. Ja mida ma enne olen mitu korda maininud, Viin oli kõige õigem linn lahutusest üle saada. mis Viini õigeks tegi lahutusest üle saamisel? No alguses oli see, vaata ikka, kui on pereelu Viinis, vaata pojad olid ka juba siis pesast välja lennanud ja siis mees ka takka otsa, nagu klassika. Ja siis oli pesa tühjaks. Ja, et siis meil olid nagu sellised Eesti sõbrannad või kes seal olid ühised tuttavad, aga siis mind kutsuti mitmete sõbrannade kaudu, on siuke klubi, nagu on Eestis ka, ma olen aru saanud, Internations. See ühendab enda alla kõik välismaalasi, kes on siin rahvusvahelistes organisatsioonides töötavad või nii ja naa. Ja sinna mind kutsuti ja siis hakkasid uued sõbrad, tuttavad läbi teiste Austria sõbrannade. Tutvusin ma ühe sealse hästi toreda enda vanuse sõbrannaga, kes tema konkreetselt oli meeste otsingul. Mina veel ei olnud, ma olin nii-öelda kurbusest välja tulemas. Aga meil olid samad huvid, samad maitsed, samad spordid, mis meil meeldisid, mäesuusatamised, rulluisutamised, lihtsalt uisutamisest. Ja tema hakkas tutvustama mind Viini ööklubidega. Ja see oli selline maailm, kus oli meie peres nagu ei siiamaani polnud vajadust, polnud kombeks, kui siis võib-olla sõpradega kuskil. Aga vot siis oli nagu hoopis teine elu. Ma ütlesin, et ööklubi, et see on ikka noorte värk. Ütles, et ei, Edi, sa ei tea mitte midagi. Et Viinis on ikka ööklubid meie vanustele ka. Nii, vot nüüd jõuame. Me oleme rääkinud siin mitu korda, et ei oleks Eestisse ka vaja veel sellist ööklubi, et alustame juba kella 5-6 paiku. Tähelepanu ettevõtjad, tähelepanu, kuulake nüüd ettevõtjad väga tähelepanelikud Edi juttu. Ja, ei, aga see on tõsiselt niimoodi, et vähe sellest, et seal on see nagu see afterwork party pärast töödpeod, mis hakkavad juba 6 peale. Need on alati ilusates klubides, restoranides, pannakse kohe hea tümps, joogid, mehed tulevad ülikond, naised tööriidedes, see on üks teema ja lõpuks läheb ka tantsuks seal lahti. Aga siis on kindlad diskod või kus tuleb sellist Felicitaad ja siukest või siis olemas, et need on siis need 30 aastat ja vanem. Aga seal on tõepoolest 30 aastat vanem, seal on tõesti alla 40 väga inimesed ei käi ja need hakkavad peale juba seal 7-8 ja seal on ikka sellised meie vanused inimesed, on tiba nooremaid, aga seal on need diskokerad on ikka laes, siis mõned ruumid on sellised vanad nagu lossimoodisaalid sammastega, inimesed ilusti riides sumisevad, põhimõtteliselt käiakse teisi vaatamas, ennast näitamas. Ja tantsitakse ükskõik kellega, seal ei ole, see on ammu tegelikult juba niimoodi, tantsid üksi laua ääres, jood veini, tantsid sõbrannaga oma laua ääres, kui tahad, lähed sinna massi sisse tantsima, lähed lava ette, lähed tantsid, igal pool tantsitakse. Ja vot see oli äge. Ja kella 1, siis kui nagu ööklubid tavaliselt pihta hakkavad, siis saab juba tududa kodus, on ju? Tead, sa ei jõuagi rohkem tantsida, sellepärast, et sa ei jõua rohkem, sa vaatad, kell on 11-12, et kaua oma lõumas vaatad, et ja siis hakkabki tühjenema. Hakkadki vaatama, et 12 paiku hakkab saal tühjenema, sellepärast, et olgem ausad, seal tõesti on meie vanused inimesed. Ja see ongi pidu oligi läbi enam-vähem ühe paiku või niimoodi. Ja puusad on lahti, selge ei valuta, eks ole. Ja uni tuleb hea, sest trenni on tehtud 4 tundi. See oli nagu niimoodi, et teatud diskod olid, nad on tihti peale teatud teemadega kord kuus. Ja me praktiliselt oma sõbrannaga ei puutunud üheska, aga seal hakkas juba seltskond kogunema. Tulid mu sõbrannad, siis oli minu eestlannas sõbrannad ka, siis hakkasid niimoodi pundid käima. Hästi lõbus olid. Kõlab väga hästi, aga me peame ikka selle kuidagi siin läbi saama. Aga seal tekib ka palju suhteid, näiteks ühe oma suhte ma leidsingi ööklubist näiteks, see oli kõige pikaajalisema suhte. See oli. Esimese suhte pärast seda oligi see Internations, ma ei tea eestikeelset nime, seda peab guugeldama, aga ma tean, et need on igas riigis. Ja seal on hästi huvitavad inimesed, seal on need ÜRO-s, seal on Euroopa ühendusest huvitavaid inimesi üle maailma. See oli hästi huvitav ja siis tekkisidki mul hästi palju sõpru, eestlannad, austerlannad, siis need rahvusvahelised, pluss pidi veel tööl käima, siis pidi õppima
et selles mõttes elu oli nagu orav rattas ja väga lõbus. Muretseda ei jõudnudki väga. Muretseda ei jõudnud ja vaata üks asi, mis hoidis ka vee peal see ka, et kui peaks midagi nüüd kas vaimselt juhtuma või hingeliselt, aga mul on alati variant B. Mul on olemas mu kodu, mis mind ootab Eestis, ma mõtlen. Ja see hoiab sind tugevama, see nagu sind viib edasi, sul on nagu see, et kas võtta pärast lahutust on see, et sa tahad ennast tõestada, et mul on ikka vääriline, et ma ikka veel meeldin kellegile, et ma tahan ennast näidata, et ma tõestan, et ma saan hakkama ja vot seal oli see kõik võimalik. Ja eelkõige endale. Just endale. See tulebki. Just endale, jah. Jaa. Täpselt, ja kas ja nüüd jõuamegi selle väga toreda ju, väga hea teema, mida arutada on ju. Et nüüd 50 pluss see stigma, me just ennem Ediga siin, kui sina sättisid ennast seal, saatsid silmi pähe tegin. Rääksime sellest, kuidas, me olen seda enne ka puudutanud sinuga, kuidas, et vanasti tundus inimesed vanad kuidagi, et ma mäletan oma nooruses ka minu ema 50 aasta juubeli pilt, lokid ja kuidagi tädi emme ja aga arusaadav, nad on tulnud, eks ole, sõjajärgselt, raske elu ja olidki kuidagi nägid teistmoodi välja, on ju. Ja ma tean seda, väga tihti räägitaksegi sellest, et ma ei ole enam väärtuslik, sest mul hakkab ju see pension lähenema ja kuidagi, ja eriti kui perel, ütleme, tekib ka see lahkuminek, eks ole, ütleme, et ma jään üksi, et kuidas see inimesel ikkagi jõuab see koht, et ma ei ole enam nagu väärtuslik või miks üks inimene hakkab nii mõtlema, et tegelikult just mida küpsem sa oled, seda väärtuslikum sa ei oled? Seda küll, aga see võttis minul pärast lahutust, see langeb sul auku. See langeb auku, sa mõtled, et nii, 50 täis, nii, nüüd ma siis, see oli mul augus ja see võttis aega, aga mul ei võtnud see kaua aega tänu sellele tõesti intensiivsele toredale elule ja see ei võtnud mul kaua, aga see oli mingi aeg, sa ikkagi kukud auku, sest sult võetakse nagu need elu, mitte väärtused, vaid need nagu, mida sina enne hindasid või see, et sa pidasid ennast väärtuslikult ja saad aru, et aga minu väärtused ei peetudki millestki. Mis sa tegid? Mis oli põhiasjad, mis sind aitasid jälle aru saada, et come on, ma olen tegelikult ju jube palju asju, väga palju asju. Esiteks see sama ülikool, imearmsad kolleegid, töö, kas või vanemad, sõbrannad, viin. Seepärast hästi palju hakkasin väljas käima, hästi palju ooperites, teatrites, ööklubides, igal pool. Ma ei ole seda tüüpi, kes ma lähen teki alla, jätan ennast hätta, ma hakkasin abi otsima. Ma hakkasin igalt poolt, kus minu puhul käis veel psühhiaater on ju, veel ja terapeut ja ma ei jäta üksi. Kui minul on mingi kriis, siis ma otsin kohe abi. Ja sealt hakkas jälle kõik tagasi tulema. Kõik see kogu see, mis ma teil nimetasin, hakkas uuesti, ma hakkasin tundma, kuidas mu enese väärikus, väärtus kõik jälle tõusis ja... Ja ma olen selles mõttes olen suga nõus, et ma olen ju ka lahutuse läbi käinud on ju ja see on kuidagi, ta on protsessina, ta ikkagi on, et me ei saa keegi öelda, et jube kerge ja lähed edasi ja astud edasi, et mul tuli veel ju nagu aasta peale seda tuli veel burnout ja tegelikult oli mõlemist nagu oli otsapidi nagu mõlemad olid põhjusena, ütleme nii ja ma ei teagi, mina mõtlesin ka kunagi seda, et vaat sa küsisid niimoodi, et kas see nagu enda väärtustamine nagu kadus, et ma isegi ei oska öelda, et kas see oli enda väärtuste kadumine, aga mingil määral sul nagu kukub kokku kõik see, mida sa oled nagu arvanud, et nii peab elama, et kuidagi mina nagu veel väga kartsin enne seda abielu lahutust, kuidagi oli siuke tunne, et sa nagu, ma ei oska öelda, et nagu oli mingi läbikukkumine või et ma kuidagi ei saanud hakkama või seda, et ma siuke tunne, et ma hästi kaua proovisin seda veel üleval hoida, et ei, ma ikka saan hakkama ja ma olen tubli ja peab hoidma, et see oli kuidagi ja siis tuli on ju see auk tuli. Ja võt ma ei oska samamoodi nagu sa ütled, ma ei oska seda sõnastada, see ei ole nagu enese väärtustamine, see on siuke asi, et sa tahad lihtsalt, et keegi ütleks mõnikord, et sa oled imeline või et sa oled tubli, mitte lohutaks vaata, sa üle või seda sa ei taha see moment, aga sa oled tubli, et sa seda tegid, et sa oled tubli, et sa läksid ülikooli, sa oled tubli, et sa leidsid töö, et teine kliinik juba otsib sind, võt siuksed väiksed asjad. Või sinuga on hea olla koos näiteks. Või sinuga on hea olla või vaata peeglisse, milline sa välja näed, vaata kui hästi sa tuleb Viinis seal Kärtnerstrassel, tuleb üks vanem taab vastu, ütleb, issand proua, teil on ilus mantel.
Kas see oli see fuksia? See ongi see imeilus mantel. Ei, aga vaata, ma räägin, et need on pisiasjad, mis sul on vaja. Sul ei ole mingit filosoofiat või mingit koolitust või lähen mingit nüüd õppima, et tagasi ennast leida. Vaat sellised elulised autentsust on ju sellised asjad. Ja see on hea tähelepanek ja tegelikult ongi vaata mingil määral ikkagi vaata see väärtusmaailm nagu muutub, on ju, et me ju sinnamaani kuidagi, ma ei tea, me oleme defineerinud ennast selle pere kaudu. Et mul on lapsed ja mees ja pere. Nagu meil ees kõik emad, isad, kõik on ju ees. Jah, mudel ja siis järsku kuidagi nagu sealt august nagu hakkadki tasapisi niimoodi sammaaval üles tulema, et ongi väiksed asjad kindlasti aitavad ja noh, ma arvan, et sul oli ikka see ka, mis sa ütlesid, et vaata, et sa jäänud nagu liiga palju koju, aga seda on muideks hea kuulda, et sa ütlesid ka, et käisid abi otsimas, on ju. Ja mina läksin kohe abi otsima. Peab kindlasti, ei tohi jääda üksi. Ja ikkagi mul on, vaata, ja mul oli nii palju inimesi, kellega nendel teemadel rääkida, sest rääkimine mind aitab, et rääkida. Õnneks, noh, nagu sa ütlesid, lahutused ei ole kunagi õnnelikud. Mul ei olnud taga nii hull selles mõttes, et me endiselt rääkisime nii enne kui pärast ja kogu aeg, sest inimene oli ikkagi mures, kuidas ma hakkama saan ja vaat see oli ka vist natukene aitas. Ma arvan, et aitas, sest ta ei jätnud mind ikkagi üksi, et ma sain hästi palju selle perioodil paljude väga toredate inimestega lihtsalt rääkida. Jah. Nii teine elu hakkas sul 50+, eks ole. Me saime teada, et sa said ülikooli hariduse teise, sa said uue töökoha ja siis tekkisid väga toredad head tuttavad. Mis veel muutus? Maailmavaade, arusaam mingitest asjadest, et sa said aru, et nüüd ma saan aru, et see asi on niimoodi. No vaat see on nüüd see teema, kuhu me nüüd siis hakkame minema. Ja, see muutus. Kui sa oled ikkagi elanud praktiliselt 31-2 aastat ühe meeste rahvaga, siis et selle koha pealt õpid väga palju ja see on nagu ka teine maailm, et oli nagu puh. Ja see viis edasi, see viis meeletult edasi, sest see on üks asi, kui siit kiidetakse, teine asi on see, sa ei jäta ennast hätta, sa vaatad, kui sa välja näed, sa hoolitsed, sa hoiab sind vormis, sa teed trenni, vaatad, kogu aeg hoiad ennast vormis. See hoiab kogu aeg sind mingil tasemel ja see annab elus nii palju rõõmu kõik muudele asjadele lisaks. Ja vot see on selline, no ütleme ausalt, see on intiimteema, mis oli minu jaoks tõesti uus, täiesti uus. Ja väga positiivne. No võt see on see, tuleb see võimalus on ju, et muidu noh, nad ütlevad ju, et abielus inimesed kuidagi harjuvad üksteisega ära. See ongi ja võtavad. Siis võib iga päev tulla mingi uus põnev asi, et sa ei tea. See ongi abielu on ikka, nagu mina võtsin seda enesest mõistetavalt on ju. Aga pärast lahutust oli see, ma olen kõik läbi teinud. Ma olen Tinderid läbi teinud, kõik. Kord isegi jalutamas käinud ühe Itaalia mehega, suitsetas liiga palju. Väga kena mees, aga suitsetas väga palju. Ma olen käinud palju speed dating. Kas on kiirkohtingul. Mul üks Austria sõbranna omab seda firmat ja siis ta kinki sünnipäevaks mul ja siis ta seda, et käisin kiirkohtingul. 3 korda tegi. Kuidas see käib? Mina ei ole ma ei tea sellest midagi. No tema tegi niimoodi, et mehed käisid ringi, naised istusid ja ta tegi restoranid, hästi luksrestoranid ja lobides, hästi ilusad kohad olid tal valitud. Ja seal mehed käisid ringi. Et sina istud paiga peal, lauad on? Ja mehed siis... Sul on nagu töökoha ääret, töölaua ääret. Ja sul on muidugi silt seal, et vist lillukad, see ei sobi, see tõsiselt, ja pärast ja siis käib sõbranna teeb jälle kellukes, siis mehed peavad vahetuma, siis läheb sama küsimused, samad asjad või vestled seal ja siis ta korjab sul need sedelid kõik kokku, tema teeb ise. Kuna mina sain rohkem teada, ta oli mu sõbranna, kes seda omas on ja muidu see on, noh, niimoodi ei tohi ju rääkida, kellega sa klappisid või kes sind tahtis seda, siis ma sain natuke rohkem teada. Minu jaoks oli see lihtsalt lõbus. Sealt ma käisin ka ühe juristiga kohtamas. Issand, kui lahe. Oota, mehed teevad ka märkmeid omakorda või? Muidugi. Nad tuleb ka paberiga su istuda. Ja seepärast, et tema peab nad lõpuks kokku viima ja kui seal on pluss kokku viidud, siis on lubatud vahetada telefoninumbrid, e-maili. Ja sa teiste omasid ei saanudki või?
Ei, see, mis ma ise panen miinuse, teised olid must huvitatud, nendele ma ei saa. Sa saad ainult nagu valima. Mina saan ainult selle, kui minul on pluss ja tema on pluss, siis jagab see, kes seda tema korraldab, tema vahetab siis telefoninumbreid. Sealt käisin ka ühega kohtamas, väga suur pettumus jurist, väga enesest väga heal arvamusel ja nii ja naa ja see oli mul, aga kui ma teda hiljem seda sama juristi ööklubis käisin, et ja läksin teretama, ta oli umbes nii solvunud, et issand, umbes tuleb mulle veel tere. Sest ma olin teda solvanud, ma ei meid viidi kokku selle plussiga, aga pärast meie kokkusaamist kuskil kohvikus või kus me söömaski, ma sain aru, et ma taga edasi ei tahtnud enam minna ja siis tema nii Austria hinge pihta, et tuleb, seal ikkagi arvatakse, et ikkagi Ida-Euroopa on ju, nii ja naa. Sa võid olla kui iganes spetsialist, hea, ilus, kena, aga ikka mingi mekmann on ju. Ja teda ei tahetud. Saad aru, seda nii solvus, et kui ta ööklubis ma läksin talle nagu 2 põse peale musi andma, nagu Austrias antakse. Issand, ta katsub veel mind. Vaata kuidagi taiget kellegi oligi nii, aga pärast sõbranna ütles, et ta ongi kuulus, et ta ei ole väga heas kirjas ja speed datingul. Speed datingu tegin läbi Tinderit ja ööklubis, eks ole, käisid, seal sa ka kohtusid inimestega. Kuidas seal juttu hakatakse rääkima? Kas inimesed tulevad juurde, kuidas alustada ööklubis juttu? Ja tulevadki, joogiklaasid on käes, ma vaatasin pärast neid igasuguseid neid jookidesse, seal mina ei näinud ja seal Viinis ma ei kuulnud, et siuke asi, vähemalt noortel võib-olla on, aga meie ealistel vähemalt seda ei ole. Keegi ei proovinud nii-öelda ära võluda. Ei, tulevad tantsima koos uut, seepärast, et kas sa tantsid sõbrannaga, mõnikord vaatan sõbranna ei taha, ta puhkab, lähed tantsid üksi ja siis tuleb mingi mees, hakkab koos sinuga tantsima, pärast ta kutsub sind joogil, hakkab rääkima ja niimoodi oligi. Aga seal on kõva muusika, seal ei saa rääkida ju. Nii kõva väga ei olnud. Ikkagi saab. No aga ma ei kuule, mul kõrva... Täis kasvanud tead, kui sa tahad, siis sa kuuled. Aga sa võid ka lolli mängida ja öelda, ei kuule. Ja, aga kui sa tahad ja oled huvitatud, sa kuuled kõike. Kana sirge. Mis? Ja siis on osa tööklubid on ikka sellised ka, et näiteks kus hästi ilus on selle nimi on Sofiensääle, seal on suured sambad ja kõik tõesti saal, kus tantsitakse. Ja sealt lähed välja, kus on nagu baarid ja need, siis lähed sinna rääkima lihtsalt. Sellised võimalusi on ka. Kuule, ma täiega unustan vahepeal üldse ära, et meil on nagu tegelikult mingi podcast ka. Nii on teemad on, aga kui sa mõtled praegu selle peale, kas sul on midagi nagu, mida sa soovitaksid inimestele, kes on ka, ütleme, samas olukorras, et on... pere on pesast välja lennanud ja pesa on täiega tühi. No ma ütlesin sulle, vaata, selles mõttes mina arvan, et mina ei saaks vastu pidada, sest ma ei oleks nii hästi välja tulnud, sellest oleks samas riigis, samas linnas. Mina kujuta ette, kui ma olen näinud ma hästi palju loen, ma hästi palju vaatan seriaale, filme, et inimesed elavad samadel tänavatel pärast lahutust, samades linnades. Ma ütleks, et see on mürgine, oleb sellest, kuidas lahku minnakse, mina seda kujutaks ette. Aga võib-olla sellele, et ta elab teispool maailma, me suhtleme, me ütleme, et meist on parimad sõbrad saanud, me oleme sõbrad, me suhtleme. Ma arvan, et see on, vähemalt mina soovitaks seda, et koli teise riiki. Vähemalt teise Eesti otsa on jah, et see on ainuke. Või teise linna otsa. Või teise linna otsa, see suhtlemine, see eriti alguses, ma kujutan, võib-olla hiljem, aga ma ei usu ja need alguses tekivad kärgpered, mina ei ole selle usku, see kellelgi ikka kuskil närvid ütlevad üles, see ei... Mina olen ka seda öelnud, et mina kipun olema ka see, et kui on läbi, siis põletan sillad ära, mis pidi olema ka natukene diagnoositav, eks ole, ei oska hoida niimoodi neid suhteid, aga okei, see on minu komme ja siis olen ka mõelnud seda, et mina vist ei saaks ka päris seda kärgpere asja nüüd ajada, et kui ütleme, kui värskelt lahku läinud või siis ütleme aasta pärast siis mõlemad leiavad partneri ja siis hakkavad pere pidi läbi käima. No ma ei tea, kas ikka peab. Ma vist nüüd saaks, vaata nüüd on sellest, ütleme konkreetselt lahkumisest 7-8 aastat juba. Nüüd just
nüüd juba ma arvan, et ma vist saaksin, seepärast, et igasugused tunded on kustunud, mina olen elu edasi läinud, nemad on ammu edasi läinud, nüüd ma võib-olla saaks, vajadust ju ei ole tegelikult, vaata kui vajadust ei ole, mis on orid. Et selles mõttes, kui väiksed lapsi vaata ei ole, lastega on teine asi, kui sul on ikkagi väiksed lapsed ja ütleme, laps peab käima seal võib-olla isa juures või ema juures, see on teine asi, aga kui lapsed on ka läinud. Ma ei kujuta isegi seda ette. Seda mul vedas sellega, mul seda ei olnud. Mul on jälle, ma hakkasin mõtlema, et see kärgpere versioon on ju, mul oli ju see minu minu eks on ju minu esimene mees, tal oli ju ka juba eelmisest abielust lapsed, et need olid ju täitsa pisikesed, kui meie tuttavaks saime 6 ja 4, et need ju olid pidevalt meie juures. Ja. Need käisid ja ma ikka siiamaani neid, kuigi me oleme ammu juba lahutanud, aga nad on minu laste on ju nagu vennad, et ma ikkagi nagu, ma ei tea, kuidagi nad on mulle südames ja nad ikkagi nagu jäävad, on ju. Ja praegu on ju ka, meil on olukord, et mul on ju see minu mees on ju, ma olen öelnud armastuse asjatundja, nii mitu korda abielust, ma isegi täpselt ei mäleta mitu korda, aga ma olen öelnud, et nüüd olgu olla viimane kord, et aitab küll, eks ole. Ja temal on ju ka, temal on ka ju poisid, vaata 3 poega nagu oma esimesest abielust ja nüüd tal on lapselapsed, et neil on juba ju nii-öelda 4 lapselast ja on ju ja kõik see kuidagi ja ma ei tea, minu pärast sellises vanuses, aga vaata, siin tulebki see vahe, et ma ei pea nagu kogu aeg, et me ei pea kedagi kuskile viima ja sõidutama ja niimoodi, et see on ainult nagu sihuke, nagu see mingil määral see sihuke vanaema ja vanaisa sihuke nagu mõnusa poole võtmine ja kuidagi väga kihvt on lastega koos aega veeta. Aga see võttis aega. See võtab aega, see ei ole kõik, see ei käi. Mis ma tahtsin veel kindlasti öelda on see, et alguses, vaata kui lahkuminek on ja sa hakkad ilus elu sul viinis küll ja hakkad nägema kena, siis algus tekib see moment, et vaja kohe uus leida, et ega ma üksi ei jää. Ma ei ole nii kole jõudne. Jaa, tekkis hirm, mul on vaja üksi jääda ja siis üks Austria sõbranna mind rahustas, et Edi, et ma kogu aeg kuulen, et saa kõigepealt iseendaks, et saa uuesti iseendaks, et sul ei ole vaja kohe kedagi kõrvale, käi üksi näitustel, proovisin ooperid, balletid, üksi, sõitsin, no ei meeldi. No et leiad sealt endale kuskil, kelle algus oli. Ja see võttis päris mitu aastat aega, kuni momendiks on siis niimoodi välja kujunenud, et ma ei kujuta iialgi ette, et 24/7 kellegagi. Visiitabielu jah, võib-olla kunagi või visiit kooselu, aga et ma elaksin alaliselt või partner, mul pole isegi meelde, et kedagi otsida, et mul selles mõttes see etapp sai kuidagi, see võttis aega ja nüüd on täpselt see moment käes, et issand, kuidas mul meeldib üksi elada, issand, kuidas mul meeldib üksi asju teha, ise otsustada, ise süüa teha, ise seda teha. See on lihtsalt nii mõnus. Aga see ei tähenda seda, et sul ei ole partnerid, kellega sa aeg-ajalt võiksid aega veeta või on sul? Mul ei ole, ma praegu ei oska igatseda ka. No sul on jah nii värskelt vaata need elumuutused. Ja see pikaajaline suhe Austrias temaga ma veel olen kirjavahetuses, aga ausalt öelda minu seisukohalt see on hääbunud, mind väga ei huvita enam. Sa talle pole veel öelnud või? Unustasid öelda, kui ära tulid. Ma kuidagi olen põiklevalt kogu aeg nendest vastustest loobunud ja kuidagi niimoodi olen ära keerutanud, ei taha päris ei veel öelda, aga ei ole nagu väga aktiivne ka ja no see on see. Kuule, aga naljaks minu meelest sa selle asja tõid jube nagu hästi välja, mina olen ka alati seda öelnud ja ma olen sinuga nõus, et vahest tuleb nagu kuidagi hakkad nagu kohe paaniliselt otsima. Oli. Teised, mul on nagu teisi tuttavaid ka, kellel ma olen näinud, et tuleb siuke paanika ja ma olen ka alati öelnud, et sa ütlesid, su sõbranna ütles väga ilusti, et leia kõigepealt iseennast. Ja mina olen ka öelnud, et vaata õnneliku nagu paari suhte valem on selles, et 2 õnnelikku inimest on koos ja kui sa ei ole nagu on ju õnnelik, sa ei ole ennast leidnud, sa oled ennast ära kaotanud, mismoodi sa võid õnne leides enda kõrvale kellegi, kui sa isegi ei tea, kes sa nagu ise oled, et see on nagu hästi hea point. See ongi, sest minul oli see nagu, kas eesti keeles on see klingi, mul tekkis nagu see, et kui sa tutvust kellegi, et sa nagu klammerdud ta külge. Ja klammerdumine, jah. Ja ma sain ise aru, mis ma teen valesti. Ja see võttis aega, et saada aru, et no kuule, et kus sa ise oled, et kõigepealt ise ja siis vaata. Nii nagu ikka lennukis. Kõigepealt endale mask ja hapnik ikka kõigepealt. See võttis aega mõnda aega, aga see on juba viimased paar aastat, see ei ole enam isegi teema. Nii, me peame rääkima ikkagi jälle nendest asjadest, tuleks rääkima, nendest asjadest, mis puudutavad näiteks tervist ja et mis sina teed, et sina püsid nooruslik, trenni teed, loed,
tead, ujud? tead, Viinis ma tegin sellist asja nagu Bikram jooga, see on nii raske, et terve seal ma hakkasin käima, muiduks aitab ka lahutust üle saada, sest on 90 minutit ikkagi 39 kraadis, su ainukene mõte, sa ei jõua mitte midagi muud, sa ei oma elu üle mõelda, sa ei jõua mitte midagi mõelda, ma ei suure ära, ma ei minesta ära, ma ei hakka oksele, ma pean see 90 minutit ja selles mõttes see trenn mulle sobis ja see mõjub kiiresti, see mõjub füüsiliselt hästi, vaimselt hästi ja see on see, mis mind aitas. Pärnus seda kahjuks ei ole, aga mul on plaanis alustada juba mitu kuud, et ma hakkan ikkagi vaikselt jooga ja selliste asjadega, sest mina ei ole siuke aerobika ja jooksja, ma ei ole ammugi mitte, aga vormis hoiab, mis mind hoiab vormis? No füüsiliselt mul meeldib hästi kiiresti ja palju, Viinis ma palju matkasin, mägedes sõpradega, jalutasin ikka pikki, ma ei tea, seda ma teen praegu tempoga jalutamine, tempoga kõndimine, aga sellest on vähe. See on liiga väike koormus. Tuleb hakata uuesti suusatama, tuleb hakata ikka uisutama. Käisin. Juba käisin uisutamas nagu lehtlibedal jääl. Mul on akna kõrval on ju see liuväli. Ei, ma olin Viinis kõva uisutaja, vaata seal Raekoja platsi ümber on me ikka praktiliselt iga teine õhtu sõbrannadega uisutasime. Ja siis nüüd pole 2 aastat uiski jalga saanud, nüüd oli väga raske. Aga see tugiraami ei küsinud? Ma olin seal maal. Peaaegu. Katkestan kõne. Olin seal maal. Aga juba viimased 5 ringi panime sõbrannaga võidu, nii et. No, see on jalgrattasõit. See on täpselt nagu jalgrattasõit. Nüüd on mul plaanis, Austrias oli mäesuusatamine, nüüd mul plaanis tagasi tulla murdmaasuusatamisele. Tuleb liigutada see, et sa teed joogat või oma arvust jalutad ja seal raamatud loed, tead, ma tunnen iga asjaga, kui nagu see nõks käib seljas või see tervises, sama asi, kui väänasin üks päev õhtul midagi välja, oi, mingi lihas tõmbasin ära ja hullusti tõmbasin ära ja siis mõtlesin nii, Heidi, nüüd hakka ikka tõsiselt passi vaatama. Nüüd sa ikka tee et kodutöödeks tee aga oma lihased tugevama. Et läheb poodi, ostab kõigepealt poolekilosed hantlid, seob need krõpsudega käte külge. Ja, sest mul on üks parimaid sõbrannane, et tema on nagu täiesti hull hobisportlane, ikka päris hull. No ta on tõesti ja ma tean, mida tema teeb, no ma iialgi tema tasemel, aga ta ongi. Inimestel ongi nii erinevad tasemed, et ja aga mind pole nagu väga sport, et sa nagu diplomit ei taha saada, et see ei ole see eesmärk. Ei ole, aga ma saan aru juba kodutööde tegemisel, et peaks natuke paremas vormis olema. Ja mida edasi rohkem, just see lihase töö tegemine, sellest on hästi palju kuulnud, ma olen, et see lihased tahavad tegemist. Ja me oleme teoorias, arvan, kõik jube targad ja kõik, mis me peaksime filosofeerida sel teemal, võime kõik, aga lihtsalt kätte võtta ja teha. Tuleb asi ära teha. Nii, söömine muidugi, eks ole, peab olema korralikult tasakaalus, ei tohi ära unustada. Söömisega oli Viinis kõik tasakaalus, sellepärast, et mul oli üks eesmärk, mul üks väga hea eestlannast diplomaat Viinis soovitas, hoia külmkapp tühjana. Selles mõttes, et ei... Väga hea nipp, kas see kuulsite. Et vaata, kui sa lähed telekat vaatama, vaatavad, seal joovad veini, näksivad midagi. Kus on külmkapp? Lähed tooks, on ju midagi, valad veini? Ei. Ja siis ma otsingi, olid ainult mingid salad või siis olid asjad, millest sa pead juba kokkama. Sa ei hakka ju õhtul tööd tulle just sa ei hakka ju midagi ja siis ma minule panni nagu paugu see, et Viinis oli kõik kontrolli all, ma ei ostnud teadlikult kartulit, sest ma võin seda hulluks süüa, ma ei ostnud leiba saia, mul väga ei meeldinud ja ma ostsin asju, mis ei ole väga, mis sa saad ainult tervislikult toituda, kõik oli kontrolli all. Nii kui Eestisse jaanipäevaks kolisin, praktiliselt kartul iga päev, 2 kord, ema-isaga koos lõunad, teed seda, sõpradega ise hakkad kokkama, kõik need asjad, et asjad hakkasid natukene alla mägemina. Meil on Kirstiga üks nõrkus, vinkud, viinerid, lapsepõle ja tead, ma mõtlesin välja, kui üks päev, kui ma ütlesid, et sa võid selle paki üksi ära süüa, mina ka muidugi. Tead, see on midagi lapsepõlega seotud, sest meil ei olnud ju saada neid, mäletad? Ja mäletan, et minul oli, ma olen ka seda mõelnud, et ja viinerid apukapsad. Ei, no aga aga viinereid sai ja siis neid tuli niimoodi, et olid mingid pühad olid tulemas või midagi, siis ma mäletan, nad olid selline valge paperi, siis see pakitud oli külmkapis ja siis minul oli ka öeldud, et ei tohi viinereid võtta ja siis mul oli õudselt viineriisus, ma käisin sealt tagant kaudu niimoodi, lükkasin käe sinna taha ja tegin sealt kaudu ja võtsin sealt niimoodi, et eest polnud üldse näha ja tagant oli õõnes, oli see
toiduroog ma arvan, viiner. et see on mingi sihuke lapsepõlve teema küll. mulle meeldib ka vorstid ja viinerid, seepärast ma neid ei ostnud ka. Ma räägin, kui sa üksi elad, tead kui lihtne, sa lihtsalt teadlikult, sa poes vaatad, keel käib juba niimoodi, seda tahaks, aga ei, lihtsalt ei osta ja lihtsalt ei osta, aga siin koos ema-isaga lõunatades on ja me elame samas linnas nüüd, siis väga raske mõnest asjast keelduda, aga nüüd ma olen hakanud ikka seda kõvaks tegema. Ja, aga lubama peab ju ka, sellepärast, et kui ikkagi mingi toit teeb nagu tuju väga heaks, no näiteks viiner, teeb tuju, no siis tuleb teda ju süüa ometigi. Külmalt otse külmkapist. Oi, sa ei tea, kui palju ma olen siin selle poole aastaga Eestis endale lubanud kõike, mis ma kunagi mõtlesin. Mida sa igatsesid? Kas oli midagi, mis sa nüüd mõtled praegu? No viiner! Selle osa nimi on meil siis viineri eri. Ei no, seal ma ei söönud kapukapsast nii palju, ütleme. Kartul on ikkagi Eestis parem, on ju. Ja mida ma ei ole väga, mida ma ei lubanud. No Eesti majonees on. Tegelikult Viinis ma tegin ise majoneesi. See ma arvan, ka oli tervislikum kui see. Aga see Eestis lihtsalt müüakse nii head majoneesi. Välismaa elavas minu tütre nõrkus on ka lapsepõlve mälestus on suitsukanakoib. Ja ta tegelikult oli vahepeal liha üldse ei tarbinud, ta oli nagu taimetoitlane, selles mõttes, et kala vist sõi ainult. Ja siis ta ütles, et kui ta teab, et ta tuleb koju, ta käib korra aastas kodus, siis ta juba ütles, et ta lennuks juba hakkas mõtlema, ei, ma vist ikka kanakoiba söön. Minul oli ka suitsukana, vaata Soomes ei olnud kunagi suitsukana, minul oli sama. Mul vaata, kui Mart tuleb Belgiast, käib suvepuhkusel, siis ma tean, et meil on suvilas külmkapp on suitsukana täis. Sama asi on. Ja neil on see suitsukana on millegi pärast. Kas on muideks mingeid asju, kui sa mõtled praegu, sa oled nüüd nats üle poole aasta oled, on ju siin olnud. Jaanipäevast. Varsti saab juba isegi aasta täis, on ju, aga kas on midagi, kui sa mõtled, et kui sa mõtlesid, et hakkad tagasi tulema ja nüüd nagu, kas on midagi olnud teistmoodi, kuidas sa ette kujutasid, kuidas tagasi tulemine läheb? Parem. Siin on parem. Hurraa, et selles mõttes see viimane aasta, ma oleks võinud ju aasta varem tulla, aga seda oli nii vaja, et kindlustada, et ma olen 200% kindel, ma tahan tagasi. Seepärast, et see viimane, ma olin kõik Viinis teinud, ma olen kõik Viini hüved ära kasutanud, ma olen ka Viinit nautinud ja mölutanud isegi Viinis, lihtsalt mitte midagi teinud, lihtsalt nautiga, aga vaat see 50+, sul ei ole enam, kuidas see on, sul on teater ei aita, ballett enam ei aita, ooper ei aita, sellest on kõike liiga vähe, sa hakkad puudust tundma millestki muust. Sa tahad koju, sa tahad, vaata mul on aktiivsed sõbrannad ka siin ja sõpruskond, vanemad, tahad koju, tahad kuidagi, sellest oli juba liiga vähe oli juba Viinis. Või vastupidi liiga palju, ma enam ei tunda enam rõõmu, mind ei rõõmustanud enam Viinis ükski asi. Ja siis tulevad need, nagu öeldakse, see päikelilled ja heinamaa. Ja tuligi ja mul olidki päikelilled heinamaa ja täpselt siia ma jaanipäevaks jõudsingi, oligi päikelilled ja heinamaa. Kas sa reisile nüüd tahad ka minna lähiajal või? Tead, mis ma tahan, oma pere juurde Belgiasse tahaks minna, mul ikka suurem osa perest elab seal, siis tahaks Viinimaa, ma nagu peaks minema üheks nädala lõpuks. Meie lööme kampa. Neid ööklubisid üle kontrolli. Ja üks pikk nädala lõpp Viini. Peame ülekande tegema seal. Kui suures ükspäev ma märkasin, oli mingi doksaade oli Viinist ja näitas huvitav asju, mida ma ei oldki veel näinud. Mingid need, mis need krüptid on, kus vaata need... Sa paid kirja? Ja saatega käisime need läbi. Ma olen seal käinud. Ja ma vaatan seda Viini, et tuleks nagu siis igatsus või tuleks siis nagu kurbus, mul tuli heldus või helges või siuke, et see on siuke soe tunne, et jah, ma elasin seal päris pikka aega, aga ei enam. Ma mõtlen praegu seda, kui me räägime ju sellest, et 50+ on ressurss on ju. Ja see kõik see kogemus välismaal, mina ütlen ka seda, et müts maha inimeste ees, kes on välismaal elanud. Me arvame vahest küll siit, oi kui äge oleks välismaal elada. Selleks on vaja ikkagi, see ei ole nii sama lihtne, ma lähen näiteks keeleoskus, kultuuri erinevus, kõik need asjad on ju. Ja kui sa nüüd mõtled seda, kas sinul võiks olla sellest elukogemusest, et sa oled elanud seal ja hakkama saanud ja seal õppinud ja äri teinud või mis iganes, eks ole, töötanud, kellegile noortematele näiteks midagi edasi anda, kas või mingisugune, ma ei tea, mingi kursus teha või mingi, ma ei tea, grupi õhtu näiteks tulevikus, kas kui keegi on huvitatud, et kuidas seal hakkama saada, mis teha selleks, et välismaal näiteks lähengi elama, mul töö viib sinna, mis on esmased asjad, mis nagu
noh, aitaks elada seal. Kas see oleks näiteks üks mõte, sa ei ole kunagi nii mõelnud? Ma ei ole kunagi nii mõelnud, sest vaata, tänapäeva noored on jakka ja neil on ju keeled juba kõik suus ja nad teavad juba kuhu riiki ja mida nad tegema lähevad. Ma mõtlen mitte seljakotimatkajad, ma mõtlen need, kes otsivad tööd ja minu arust nemad on palju targemad, kui mina kunagi üldse olin olnudki. Aga kui palju see ikkagi see neti informatsioon ja see nagu ikkagi see päris elust nagu erineb? Ei erine. Minu arust ei ole, vaata, kui meie läksime, olime ise, no oma mehega, me olime suht noored, me olime ju 25-6 on ju, siis polnud netti ja mitte midagi veel olemas, sa ei teadnud mitte midagi, sa lihtsalt teadsid, et see riik on seal olemas, siis veel Belgias ei olnud ühtegi eestlat peale saatkonna, ma tean, et mingit infot, mitte midagi, põhimõtteliselt täiesti tundmatu maailm. Ja mida ma õpetan, kui ma vaatan iga päev praegu saateid, kui teadlikud on tänapäeva noored, noh, keelte, neti, asjade, kuule ChatGPT otsustab ka nendest otsused ju ära, mida teha ja see... Mul tuli sellega meelde, et minul oli ka, kui me läksime, ma ju kõigepealt noorena läksin Soome, aga sealt läksime Belgiasse. See oligi see aeg, kui me tuttavaks saime, aga me saime päris, kuna ma olin siukse ekspatina seal Belgias, siis me saime meil oli mingi siukse koolituse saime, et õpetati ja mis mulle sealt on nagu meelde jäänud, võib-olla üks asi oli see, et soovitati, et ära hakka nagu oma maalastega ühesõnaga liiga palju ühendust otsima ja hoidma, et otsi ikka neid kohalikke suhteid ka on ju. Aga noh, siin me oleme, näed, mulle tegelikult ausalt öeldes, mul on Belgiast nagu kohalikke ka, kes mul jäid, minu võrgustikku jäid sõpradeks ja niimoodi, et aga ikkagi see on, sa oled nii ära nagu sellest oma kultuurist ja kõigest, et sa nagu vägisi tegelikult hakkad otsima ka kohalikke ja nagu või kohalikke selles mõttes, et inimesi, kellega sul on ühine kultuuritaust on ju, et see kuidagi on nagu see on tegelikult oma inimest otsid. Viinis meil tehti ekspatidena, me olime Viini saadet ekspatidena, seal meil tehti see kursus, täpselt samamoodi. Aga seal, mis oli huvitav kursus, oli need kolmanda riigi lapsed. Kas seda sulle võib-olla tehti ka? Need on nende see tehakse, need on diplomaatide lapsed, need on rahvusvahelised, need, kes reisivad kogu aeg ringi. Ja need ongi need lapsed, vaata, mis on nagu väga kasulik teada, kas neist saavad väga õnnelikud ja edukad või neist saavad depressiivsed, enesetapjad ja see, kes ei leia oma elus kohta. Et see oli nagu hästi huvitav teema ja see meid nagu mehega selles mõttes pani mõtlema, et kas see on nüüd kasulik, et me oleme lastega elanud nii mitmes riigis ja edasi teeme. Meie meelest oli see kogu aeg kasulik, me ei olnud kunagi seda negatiivset poolt mõelnudki, aga võt siis hakkadki mõtlema. Ma olen nõus ja ma mäletan ise seda samamoodi ja mul oli ju ka vaata peale Belgiat oleks olnud nagu võimalus minna veel nagu mujale ja mina tahtsin just sellepärast, et ma olin ka lugenud, et lastel tuleb see, et nad ei julge nagu sügavaid suhteid, inimsuhteid nagu luua teistega, kuna sa iial ei tea, millal see sult jälle ära võetakse, kuna vanemad saadetakse mujale ja sa oled just sõbraks saanud kellegiga ja siis ta läheb järgmine aasta jälle ära, et see nagu oli, et mina andsin nagu mõtlesin ka ja see oli üks sügav põhjus, miks ma läksin siis nagu tagasi, et las lapsed olla nüüd nagu rahulikult ja kasvada ja tekib mingi selline. Sest kunagi noorena sa ei mõtle negatiivset poole, see nagu keegi peab siin teadma, et see on üks koolituse osa. Kas sinu pojad on kasvanud suuremast osast elu ikkagi välismaal või? Nad Eestit ei igatse või peavad koduks? Väga igatsevad vanaisa vanema juurde. Üks on tänaseks päevaks juba 33 ja teine on 29. Seda rohkem igatsevad. Aga igatsevad vanaisa vanema juurde maale, suvilasse, igale poole. Aga see vanem poiss oli 1,5, kui me Belgiasse kolisime ja noorem sündis seal. Ja vanem on tänaseks päevaks siis seal edukas anestesioloog haiglas ja noorem elas 7-8 aastat New Yorgis, tegi filme ja nüüd pendeldab momendil. Tema oli see, kes tahtis huvi pärast 2 aastat tagasi kolis Eestisse. Ilma, et oleks kunagi eestikeelses keskkonnas õppinud, rääkinud, noh, me oleme eestikeelne perekond kogu aeg olnud, aga ta esimesed kuud küsis ikka ema, kuidas loe emailid üle, loe mu message'id üle, loe mu seda, mu eesti keel ja kõik ja nii, et tänaseks päevaks on ta profim kui mina. Et nüüd ta teeb film Eestis, Londonis. Et see on selles mõttes jah huvitav. Kas sa tead, meil hakkab aegel otsa sama? No ma ei tea, mis meil on selle ajaga mingi jama.
meil on kogu aeg, meil on lihtsalt niivõrd toredad külalised ja me võiksime rääkida ka 5 tundi, aga inimesed ei jõua meid kuulata 5 tundi järjest, selles on jama. No, meie võime küll rääkida, on ju? Meil ei ole probleeme rääkimisega. Oi, katsusid jälle. Et selles mõttes paar head sõna siis lõpetuseks sinu poolt. Ma ei tea, midagi 50 pluss inimestele. Mis sa öelda tahad? Ei, mina tahtsingi, ma nägin, kui te hakkasite tegema seda 50 pluss, siis mul olid nagu silmad tattunud, et issand, minul hakkas teine elu siis. Et kindlasti on nii palju inimesi, on nii palju millest rääkida, et paljudel hakkab 50 pluss teine elu. Ja see on väga hästi öeldud, et ma arvan, et see siia lõpetuseks sobib ideaalselt, et veel Hedile suured tänud, et sa tulid siia meie juurde ja kallid kuulajad, kallid podcasti kuulajad, nagu te kuulsite siis sellest osast, et 50 on ju uued võimalused, et ärge muretsege ja vaadake igaüks, mis see teine elu siis olla võib. Teine elu võib olla ka samas kontekstis, aga lihtsalt nii-öelda teine käik sisse, on ju. Aga meie täname, hakkame tõepoolest lõpetama, soovime ja loodame, et olete meid jälle lõpuni kuulanud ja olge siis nii armsad ja jälgige meid igal pool meie Spotify's, meie YouTube'is ja muidugi ka sotsiaalmeedias. Ja pange siis ikka pöial ja like ka, et meil jälgijaid juurde tuleks. Ja mina tänan ka Edi väga tore sellest pulmapeost ei saanudki väga, seal oligi palju sahkeldamist ja jõudnud rääkida ja tegelikult me kunagi olime plaanid, mõtlesin, vaata Edi elas, et lähme Edile külla, aga see tead sa küll, lähme külla ja siis niimoodi see jäigi, on ju. Aga see mõte sulle, et peaks minema tagasi, sa näitad meile neid pikk nädal lõpp. Ei, tuleb välja valida, ma valin nädalõpud välja. Ongi, ja sinu võtame selleks ööklubi spetsialistist, seda pidu hakkame korraldama. Ööklubi giid. Et tuleb ära teha, sealt teeme ülekande kindlasti meie vaatajatele, et kuidas see siis välja näeb ja kella näitame ka, et kell on 6:30. See mõte on super. Ja, aitäh sulle, Edi. Ja aitäh, et te kutsusite. Aitäh. Nii tore oli.